aga põhimõtteliselt hästi lihtsana öelduna, inimene õpib ja areneb oma kehast ja liigutustest tulenevate aistingute kaudu ja seda me saame nii nägemismeele, puudutuse, helide, maitsmise, lõhna, liigutuste kaudu, oma keha liigutamise kaudu. Ja tegelikult neid, siin on praegu 7 meelt välja toodud. Ja ma praegult ei hakanud sinna 8. meelt juurde tooma, kuigi tänapäeval juba kõik tegevusterapeudid räägivad 8 meelest. Ehk siis eripedagoogid rohkem räägivad 5 meelest, nägemine, puudutus, kuulmine, maitsmine ja haistmine. Tegevusterapeutide pärast kuna nad õpivad juba ülikoolis ka neid kõiki teisi erinevaid meeli ja nüüd on sinna 8. meel ka veel juurde tulnud ja see on siis sisetundlikkus, lihtsamalt öeldud, interseptsioon, ehk siis, et kuidas me tajume oma siseorganite tööd, oma vajadusi, et kas mul on pissjäda, kas mul on vaja juua ja nii edasi. Ehk siis see on see sisetundlikkus. Aga teadlaste sõnul on tegelikult neid meeli ja neid oluliselt rohkem. Näiteks valutundlikkus, notsitseptsioon, siis rõhutundlikkus, termotundlikkus, need on nagu väga spetsiifilised ja väga sellised peened, et neid on tegelikult oluliselt rohkem. Aga kui me juba praegusel juhul selle videote seeria, selle minikursuse raames ma tutvustan teil praegult ikkagi 7 meelt, et ma keskendun 7 meelesüsteemile, aga sinna juurde tahan kogu aeg hoida seda vaadet ka, et meil on tegelikult ka see 8. väga oluline meelesüsteem, sest et miks on see oluline, on just see, et kui me ei tunne oma keha vajadusi, siis see regulatsioon peab tulema väljaspoolt. Ehk siis see kehtib laste puhul ka samamoodi. Aga juba väga suured muutused toimuvad suhetes lastega, nende õpetamisel, nende aitamisel, toetamisel, kui me juba teame 7 meelesüsteemi, kuidas need toimivad, mida seal tähele panna, milliseid märke lugeda, kuidas neid lugeda ja kuidas me saame seda siis keskkonda kohandada, mida neile õpetada, mida toetuseks pakkuda ja nii edasi. Seal on erinevaid võimalusi ja ma kõigest ka järgemööda siis jagan